täna on suht sitt päev, ütlen ausalt, et kui muidu olen siin saanud ikka teha mingeid siukseid suhteliselt normaalseid töid, siis täna mitte. Et tänane hommik algas sellega, et panin ühele frontloaderile uue raadiosaatja. See oli suht siuke normaalne töö. Ja peale seda siis küsisin, et mis edasi saab. Ja saadeti mind siis teise farmi, mis on siis meie main farmist mingi paarkümmend kiltsa eemal. Ja olukord siuke, et siin tehti paar põldu nagu juurde, et siin enne oli siuke metsataoline asi peal. See võeti kõik maha, juured siis tõmmati välja ja maapind siis künti üles, on ju. Liivapinnas nagu ikka. Ja see aasta siis sellest peaks saama nagu viljapõld, et siia tullakse varsti külvama. Aga point on see, et see mets võeti maha, juured tõmmati välja, kõik muud ka, aga terve see põld on mingit kuradi kaikaid ja palke täis. Nii et minu töö on siis nüüd käia mööda põldu ja neid kokku korjata. Et suht siuke junga töö, ütleme ausalt. Et kui sa oled ikkagi harjunud juba, et võib-olla Austraalias kõige esimeses farmis pidid siukest sitta tööd tegema. Siis tulid teise farmi, tegid seal juba normaalseid asju, seal siukest orjatööd nagu ei pidanudki tegema. Siis tulin siia üle, see on siis 3. farm mul see aasta. Siin tegin ka siukseid suht normaalseid asju, aga paratamatult tuleb ette, et vahest peab siukest sittega tegema, et midagi teha ei ole. Aga ei ole hullu, ma olen seda ühe korra tegelikult juba varem teinud, et mul siin väike hunnik on ees, või mis väike, ta annab korjata neid ikka sealt. Ja vaatame, et peame siis täna ka nii palju, kui jaksame ja viitsime. Et kell on mingi 11 läbi natuke, kella 5 teen tööd, sest et ütlen ausalt, ma võin teha pikemaid päevi. Aga siukest tööd ma nagu eriti ei viitsi pikemalt teha. Pluss täna on tegelikult ka laupäev, et esialgu ma teadsin, et mul on nädalavahetus vaba. Aga ei, ma ei ole üldse kurb, et ma nagu tööl pean olema, see on minu jaoks just pluss, sest ma saan selle arvelt rohkem raha teenida, pluss niikuinii kõik teised on tööl, nii et ega mul üksi ei oleks mitte midagi siin teha ka, lihtsalt passida on ju. Siin ümberringi kõik on tegelikult põllumaa, see siin on lihtsalt siuke auk, kuhu siis kõik see pask kokku tassitakse, mis siin on, et nagu sa näed, siin on igast muid palka, oksasid, kõik asja. See on see, mis ma eelmine kord juba siia olen tassinud. Videopildist tundub ilmselt päris pisike hunnik on ju. Tegelikult ma vedasin mingi päev otsa seda. Ja kuna mul ei ole full size kast või tegelikult on, aga need tööriistakastid võtavad enne ruumi. Ja kõige õudsem on pärast selle kasti puhastamine, sest kõik kohad on liiva täis. Kastid seest, kastid alt, kastid pealt. Muidugi auto ise ka vaata, sisse-välja käid kogu aeg liivapõllu peal, siis see paras sita käi. Peaks pesema seda ka mingi aeg jälle. Aga nii ma käin siin, vaikselt korjan. Siis tassin siia. Siin on ikka vanarauhunnik seal tagapool. Siit vist väga palju ei näe, aga siin on mingid vanad autod. Vanad Falconid, mingid, mis iganes need siin Austraalias on. Ja seal kaugel, ma isegi näe, kus seal on meie üks shade'dest. Ja kus see maja meil on, maja on seal. Seal majas elab manager ja üks siis full-timer, kes siin tööl on. Ja see on siis mingi teine farm vist meil. Meil peaks olema kokku mingi 3 või 4 tükki. 3 ma olen käinud, aga väidetavalt üks on kuskil veel, nii et elame näeme. Vahepeal juhtub nii, et enda maja peab ka remontima. Läksin samas maja ees mingi veeturud puruks meil. Nii et kõik see oli tee suputanud. Kaevasime lahti. Paneme siia 200 vaheliidet vahele. Loodame, et nüüd on korras. Manager läks alla, keerab kraani lahti, siis vaatame, kas läkib või ei läki. Saab siukseid remonditöid ka vahepeal teha. Või remonti teen niikuinii, aga lihtsalt, et maja remontides. Järgmine asi korda tehtud. Mingi aasta või rohkem seisnud hooger. Öeldi, et mootor on vaja käima jääda. Panin akku laadima paar päeva tagasi. Panin akku peale. Tegin paar juhtmeühendust korda, sest algul polnud voolu. Ja nüüd on korras, nüüd käib. Jälle üks asi tehtud.
Vahepeal väiksed side taskid ka, kui remonditööd tehtud on. Toon siis front loaderi aja ühest farmist teise. Aga mingi 40 kilomeetrit sõita selle asjaga. Ja 33 on mingi makskiirus, mis ta läheb, nii et läheb ikka aega enne, kui ma ükskord kohale jõuan. Kell on 5:30 õhtul. Selles mõttes minu päev muidu saab 5 läbi, aga ma ei ütle kunagi ületundidele ära, sest et see on kõik ainult raha. Ja mis ma seal kodus ikka vahin selles mõttes, et Netflixi jõuab hiljem ka vaadata ja arvutimänge saab hiljem ka mängida, nii et pigem teen natuke kauem ja saan natuke rohkem raha. Et see nädalavahetus on üldse hea, täna on pühapäev. Nüüd ma olen 2 päeva järjest saanud nädalavahetusel tööd ka teha, et 2 päeva eest lisaraha kohe. Vot, aga eks mingi siuke pool tundi on veel sõita, nii et naudime. Sedale poole tähele pane. Enne kui ma korgi lahti keerasin, siis surve oli nii suur, et see kukutas selle kanistri sealt maha ja siis voolas siia. Aga tegelikult süsteem on jah see, et siit sinna, sealt siia. Ja õlifilter on nii kõrgel, et pidin endale tooma pingi alla, et saaks selle lahti keerata. No nii, saime ka hakkama, ei võtnudki tükki küljest ära. Võtsin pingi alla ja väikse läbu koristasin ka siin natuke ära, või noh, see koristamine näeb siuke välja, et aga siin on aastatega need lekkeid olnud igal pool. Seega manageritest see on kõik olgud. See on natuke uuem, see on 7380, see mida ma praegu teen on 5333 ja siin on hooldusvalp juba mingi aasta aega üle lastud, nii et viimane aeg on ära teha. Õlifiltriga saime ühele poole, nüüd on siin 2 kütusefiltrit. Keerasin juba enam-vähem lahti, see ka ja siis salangifiltrid asjad ja peaks okk olema. Õlikõrk on siin. Näeb päris hea koht, kuhu valada. Mingi 20 liitrit midagi siukest netist üle vaatama. Tuleb siia uus õhufilter panna ja siis peaks valmis olema. Nii, kogu see kuradi jama sai siin tehtud. Kõik asjad said vahetatud, mis vaja. Vaatame siis, kas käima ka läheb. Ma ei ole enne siukse spreidega sõitnud kusjuures. Miller, aga ekraanid on John Deere jamad, Roland John Deere jama. Põhimõtteliselt nagu John Deere või? Võib-olla eksin, kindel pole, aga need joogutopsoidid. Väga fancy värk, aga tundub, et transmitteriga, sest et suht vana makk on. Aga mis seal ikka, vaatame, kas käima läheb või? Isegi läks. Pole paha. Eelne päev läks suht ruttu isegi, sai see sprayer korda tehtud. Või noh, mitte korda, aga siis service sai ära tehtud, õlid vahetatud, filtrid vahetatud. Ja pärast tegelesin veel igast teiste asjadega, et tegin ühe sheedi alust tühjaks, et meil ehitajad võtavad sealt ühe seina maha ja ehitavad selle sheedi suuremaks meil siis. Ja mis veel? Kütusereka käis, nii et pidin siis kõik mahud nii tühjaks tegema kui vähega võimalik, et võimalikult palju kütut saaks. Siis tankisin siin frontloaderid asju. Õhtul veel suht, ütleme siis hämaras juba. Minu tööpäeva lõpus käisin, võtsin veel kütustreileri, panin selle kütet täis ja viisin teise farmi. Et seal siis oleks traktoritele kütet, teehöövlile asjadele. Ja täna ongi nüüd siis järgmine päev, järgmine hommik. Käisin, võtsin service truckist meil 20 liitrise hüdroõli selle tünni, seal on see käsipump peal. Ja nüüd sõidan siis teise farmi, et seal on üks RT John Deere, millel on hüdroõli puudu veits, et paneme selle täis. Ja siis ma pean selle RT eskortima mööda teed siis siia meie farmi.
sest ta on nii suur. Et siis manager tahtis, et Escort auto ka oleks, kuigi minu autol otsest pilkurid asja pole, aga ma arvan, et saame hakkama, sest siin tee peal ei ole väga palju liiklust niikuinii. Ja peale seda ma peaksin siis uuesti tulema siia teise farmi. Et mul on üks Nissan Patrol, millel on uus esituli vaja panna, siis on üks Bird Adder, millel on see aasta väga palju probleeme olnud, et seda on kogu aeg keevitatud, remonditud, siis see on kogu aeg ära lagunenud. Seal peame vaatama, sinna sai tehtud, kord on siuke ratas taga, mis hoiab siis seda asja püstini. See ratas mingi aeg murdus ära, kukkus küljest ära, siis see ülemus ehitas sinna mingi uue rattalummu ja kõik muud asjad. Aga nüüd see rattalummus vist oli mingi polt puruks läinud, nii et me vaatame selle üle, et viime uue poldi äkki saame korda. Ja viimasena ma peaksin siis vaatama teehöövlil on mingisugused hydraulikalekked tekkinud. Et mulle saadeti hommikul pildid, kahest kohast lekib. Ilmselt tuleb lihtsalt lahti võtta, vaadata, ära puhastada, võib-olla on need puurõngad, kummitihendid seal sees, võib-olla ära vaja vahetada, kokku tagasi panna. Aga manager ütles, et pole üldse võimatu, et lihtsalt on nii-öelda mõni keere, mõni mutter lahti jäänud, et ta kunagi seal mingit toru vahetas ja ilmselt võib-olla ei saanud korralikult pärast kõiki polte kinni pingutada. Nii et sealt võib ka lekkida. Ja siis peakski mul siuke pool päeva kindlalt läbi juba olema. Hiljem tulen tagasi main farmi. Kindlalt veel ei teagi, mis ma siis tegema hakkan, küll me leiame, aga ma tean, et mul on see hall Olden Rodeo, mida ma siin tegin, uut summutit ehitasin. Et mul on vaja 2 uut summuti mutrit, summuti ühenduste jaoks siis. Kuna see on mingi väga X-mõõt, mida ma ei leidnud kuskilt kapist, kastist. Ja ma ikkagi tahaks poltidega kokku panna, et ma saaks teda tulevikus võib-olla lahti võtta, kui vaja on. Siis ma proovin kindlaks määrata, mis keere olla võiks. Ma saan omad poldid poest osta, mitte poldid, mutrid siis. Tegelikult peaks veel mingi nimekirja kokku panema, mis varuosi või tööriistu ja asju mul vaja on. Siis ma tahaks mingi päev linna minna, tegeleks nende asjadega, siis ma pean katsuma enda asjad korda ajada linnas. Kuna ma nüüd olen kogu aeg tööl olnud, mul ei ole mitte ühtegi vaba päeva olnud, siis ma mõtlesin, ma küsin äkki endal 1 päeva nädala sees vabaks, et siis on lihtsalt võimalik mul käia mingites sellistes kohtades ka, kuhu muidu nädalavahetusel ei jõua seda. Hetkel on nädalavahetusel ka kinni olnud, nagu tööga hõivatud siis. Ja ühesõnaga jah, oleks vaja 1 vaba päeva nädala sees, siis saaksin nende asjad korda ajada. Vot, aga lendame praegu teise farmi poole, lähme vaatame selle hüdroõli jama üle ja siis katsume selle RT-le siis eskortida. Traktori eskort sai tehtud, nüüd tulin siis siia seda teehöövlit remontima ja mis seal siis viga on, öeldi, et hüdroleke, hüdroõli siis lekib ja see peaks olema siin kabiini all selle luugi taga. Siin on 4,19 mm peaga polti, need tuleb lahti võtta, siis ma pääsen ligi. Praegu on seal nii pime, et telefoniga näha ei ole, aga seal on üks kolmik, mis siis lekib ja kuskil peaks mingi teine leke veel olema. Hakkame siin järjest pihta ja vaatame, mis on, et ma tegin nende tööriista kappi lahti, võtsin siit asjad ja hakkame vaikselt tegelema. Saab selle valmis, siis saab minna main farmi tagasi midagi süüa endale teha, sest et mul on jätkuvalt see, et laiskus on suur asi, ei viitsi endale mingeid võikused teha, siis ma söön neid siukseid külmutatud toitused, kusjuures see on ülihea, soovitan kõigile. Et ma viskan selle mikrokasse on olemas, et siin on veel Red Bulli ja šokolaadi ja küpsiseid ostsin, sõin siin ka väga head. Mingi päev peab linna minema ikkagi mingit soolast snäkki endale võtma, on natukene parem kui see magus. Paistab, et need 2 leket on suht kõrvuti siin, et esimene leke on tõenäoliselt siit kolmikust
ja ma ei teagi, kas see on natuke lahti või? Võtame ta korra küljest üldse ära, äkki vaatame, äkki sul on tihendid ka. Ja teine, mis lekib, on see kolmik siin, nagu ma näen. Manager arvas, et võib-olla on lihtsalt jäänud lahti, sest et nad vahetasid mingi aeg seda toru siin üleval. Ja siis äkki see ei saanud korralikult kinni. Selle kohta, kurat, ma ei tea. Aga loll pea nihu nuhtlus, ma pidin tegelikult võtma hüdro ja mootoriõli ka kaasa, aga mul läks meelest ära, nii et tagasi minema teise farmi pärast poole. Siis saab need paagid ka täis pandud. Tundub, et praegu vist enam lekki poole. Siit on ilus. Äkki. Ei tea, või tuleb siit midagi või. Pesin breikuga puhtaks, täpselt saa aru ka, aga hetkel kuskil tilkust ei näe. Seal tundub ka kuiv. Lekked said korda, ma arvan. Vaatad, seal ongi jumala äge. Kuradi kange on nii palju, et ma ei kujuta küll ette, kuidas see üks asjaga tööd peaks tegema. Pole kunagi pidanud tegema ka. Aga sõitnud olen, joystick on siin. Sõit on lihtne, aga just see, et kuidas neid mustmiljonit kange siin liigutada ja kõike teha. Et siuksed need värgid on. Üle pika aja haivis särk ka seljas. Koristasin oma asja. Siis leidsin, et mul siuksed särgid ka. Ja kuna enamast töösärgid on ribadeks kantud, siis kasutame need ka ära, et ei peaks siin väga palju uusi asju ostma. Aga kuna, nagu ma enne ütlesin, ma unustasin hüdroõli maha, siis ma lähen nüüd hüdroõlile järgi, sest et paak oli suht kuiv. Ja kui ma ta käima panin, siis ta näitas ka kohe, et steering fluid level low. Pressure low ja level low. Ühesõnaga, kuna ta keerab hüdraulika pealt, siis hüdroõli on otsas, nii et lähme paneme seda juurde. Hetkel vähemalt tundus, et kõik lekked said pidama. Lasin tal siin mingi 5-10 minti käia koha peal, liigutasin rooli, näppisin, vaatasin, nagu ei tekkinud kuskile tilkast alla. Aga tegelikult ma ilmselt peaks vist täis valama ja uuesti kontrollima, et võib-olla seda õli on nii vähe ka, et ta praegu ei pressinud midagi välja. Et siis lihtsalt make sure, et kõik okei on. Ja siis vaatame edasi, mis tänane päev toob. Päeval on asjad natuke muutunud, nagu sa näed, on mütsi pähe pannud. Tegelikult käisin veel paar korda edasi-tagasi seal teise farmi vahet. Viisin sinna seda hüdroõli, siis tuli välja, et seal oli mingid muid asju vaja liigutada ja teha. Siis tegin väikse lõunasöögi. Tegelikult kell on juba mingi 2 päeval. Ja mul olid nagu kõik asjad tehtud, kõik valmis, mõtlesin, mis edasi teen, siis tuli mulle mingi imelik sõnum telefoni peale, et mulle just peaks olema linnas mingi pakk. Aga oma teada ei ole midagi tellinud hetkel. Või üks asi on, aga selleni on veel aeg enne, kui see jõuab. Nii et pole õrna aima, kui mis asi see on. Saatsin selle sõnumi screenshoti managerile, küsisin, et ega see mingi farmi asi ei ole, et äkki nad on minu numbri pannud või midagi. Sellele järgnes see, et ta lihtsalt andis mulle mingi meeleta nimekirja asju ja ütles, et tavai, et mine linna. Pick up'i kõik need, et sul nii hetkel midagi targemat teha pole. Mulle sobib, saab ringi sõita, saab poodi minna. Jälle vitu asju ühes on ju. Aga ma ei teagi, mis pakk see nagu olla võiks siis. Ma lähen, sõidan sealt posti värgist läbi, küsin. Sõnum tuli, et mis värk on, kas keegi on mulle mingi üllatuse teinud või on see tõesti mingi farmipakk. Jäi suht selguselt, mis asi. Tere hommikust kõigile jälle. Täna on järgmine päev, järgmine hommik. Tulime siis siia Caesarbini kontrollima, vaatame palju siin siis fertilizerit veel alles on. Et kuna seeding käib ja ferti peab kogu aeg olema, et siis vaatame üle. Tundub, et esimene osa on tühi. Vaatan teist ka korra. Siit niimoodi üle ei paista, aga ma kardan, et see on kõik täitsa tühi, nii et tuleb traktor võtta ja täitma minna.
see vana traktor ilmselt lärmab nii palju, et ma ei tea, kas siin üldse midagi kuulda jääb või ei jää. Aga üle pika aja saab jälle traktoriga sõita. Pole ju nüüd pidanud otseselt traktoriga tööd tegema ja sellega sõitma ka, sest et ma pigem remondin neid, mitte ei sõida nendega. Aga hetkel siis lugu siuke, et siider lõpetab kohe mingi tunni-kahe jooksul siin farmis siidimise ära. Siin saab kõik tehtud ja valmis. Siis tuleb kolida kogu masinapark, traktorid, kõik asjad teise farmi. Ja praegu ma võtsingi chaser pinni siis ja lähme siis täidame selle uuesti ära, sest see sai tühjaks. Ma ei saanud ka aru, kas see nüüd läheb siis fertilaiserit täis, kui me paneme seekord selle vilja täis. Imelik diskussioon oli vahepeal grupi chatis. Täpselt ei teagi, mis saab, aga eks siis paistab, kui kohale jõuan. Täidan selle ära, siis tõenäoliselt tuleb mul servistrakti muudes ka ära liigutada. Et täna siuke nii-öelda kolimispäev. Nagu ma muidu siin olen alustanud oma tööpäeva mingi kell 8 hommikul ja siis olenevalt palju tegevust on, siis olen siin teinud kas siis kella 5-ni, ehk siis 9-tunnise päeva või siis vahest 6-7-ni. Aga täna siis küsiti, et äkki ma saaksin alustada hommikuti varem. Et meil vist see hommikuse vahetuse vend läheb siiderile mingi kell 6 hommikul. Ja äkki ma siis peaksin ka kell 6 tööle tulema. Ehk ühesõnaga aitan siis siiderit laadida. Et siin nüüd on 2 farmi vahet vaja vedada neid asju ja teha, et siis põhimõtteliselt ma peaksin nagu olema see vend, kes siis laeb, teeb ja möllab ja ette tassib, et see öövahetuse vend alustab tööpäeva kuskil mingi lõunaaeg alles. Et siis nagu saab tema seda päevast värki aidata teha. Et siis mul on aega päeval oma mehaaniku tööd teha. Ja siis manager nii-öelda teeb öösel siis seda täitmise värki, et mina nagu peaksin olema hommikul siis. Ma ei teagi, kas seda üldse on nii tihti vaja täita, ega ma räägin, ma ei ole siidingu hooaega põhimõtteliselt ise kaasa teinudki, see on mu esimene kord. Ja tegelikult ma ei siidi ka, nii et ma ei teagi sellest asjast väga midagi, ma olen lihtsalt mehaanik. Aga siis paistab, kuidas sellega minema hakkab. Aga praegu jah, saab siin siuke, ma arvan, pool tunnikest loksida traktoriga, sest et farm on küll perefarm ja ei ole väga suur, aga vahemaad on ikkagi traktori jaoks üsna pikad. Et ma kujutan ette, kui pikalt seda loksumist tuleb siis, kui me nüüd kõik asjad teise farmi kolime ja ma pean siit farmist näiteks tassima ette mingid asja traktoriga. Et see on siuke, 2 farmi vahe on mingi 35 kilomeetrit äkki, 40 kilomeetrit. Saab päris huvitav olema. Paneme jälle aagise täis või kütusetreileri. Ja siis saab minna teise farmi tagasi. Et tankisin just ühte RT-d, aga see võtab siit juba päris suure osa ära. Nii et lähme siis paneme uuesti täis selle ja lähme viime selle treileri tagasi teise farmi ja siis vaatame edasi, mis siin täna veel teha on. Hakkab vaikselt jälle õhtu kätte jõudma ja ega siin palju pole. Ongi jälle mingi siuke nädalake möödas. Väga palju väga huvitavaid asju pole teinud, aga siuke võib-olla vähe ülevaatlikum siis video, mida me üldse siin farmis teen ja mida ma teinud olen. Et paljud on küsinud, aga lihtsalt mul ei ole varasemalt olnud väga võimalust aega seda näidata, nii et selles videos siis pisut näete. Tänase päeva viimaseks tööks oli siis üks vanema Fenty traktori vea välja selgitamine kõigepealt. Viga me tegelikult teame, mis ta läda on, aga probleem on selles, et kus see viga nagu peitub, et miks ta nii teeb. Et põhimõtteliselt pead traktori käima ja kui sa nüüd tahad seda kopa osa üles alla liigutada, siis ta vahepeal lihtsalt
poole töötamise pealt põks jääb kinni ja kui sa seda joysticki liigutad siin, siis ta ei tee enam mitte midagi. Selleks, et see uuesti tööle saada, süüde korra välja, uuesti sisse, situtad luku maha ja siis ta jälle töötab kuni mingi hetkeni. Ta võib nagu sekundi pealt jälle kinni olla. Vahepeal ta töötab pool päeva, vahepeal ei tööta üldse. Ja kuna nii on ikka päris sitt tööd teha, siis me hakkasime uurima, milles asi on. Et siin selle trepi kõrval on terminalid, hüdroväljavõtted asjad, et võtsin selle kõik lahti, pesin just puhtaks. Aga kuna mina väga palju selle traktori kohta ise ei tea, manageril on juba kogemus sellega varasemalt, tema on seda kunagi teinud. Et siis vaatame homme edasi seda asja koos, sest et tal oli vaja kuskile minna praegu. Nii et mida mina praegu teen on see, et ma pargin selle traktori sinna shedile tagasi ja siis lähen koju, sest et ta küll tänaseks. Aga muidu jah, võtad selle lukku maha ja siis saad liigutada seda, aga see vahepeal lihtsalt ei toimi nii nagu vaja, nii et tuleb tegeleda selle asjaga, aga vot, ma arvan, et see video jääbki siia paika ja vaatame juba järgmine kord edasi, mida järgmine video toob. Seniks aga aitäh, et vaatasid ja näeme juba järgmine kord.